Tere! Head kolleegid, kaasvõitlejad, mul on rõõm teid siin näha. Mul on hea meel, et on palju. Järelikult meil on lootust, et me saame nende reformidega edasi liikuda, aga kuna minu aeg on piiratud ja mind on palutud rääkida riigireformist ja Terest, siis ma kohe alustan. Ja räägin siis sellest alguses, mis on olnud Rahandusministeeriumi nägemus sellest, miks me peaksime riiki reformima, mis on selle põhisuunad ja kuidas siis Tere sellesse kõike mõjutab ja kõike seda aitab ellu viia. Nii, kõigepealt alustaks ühest müüdist, et riigireformi on võib-olla liiga palju mõeldud kui efektiivsuse küsimus, kui kuluefektiivsuse teemat. Et kulutame vähem raha, kulutame vähem inimesi ja see ongi nagu põhiline, et selles mõttes, et me ei saa lihtsalt, meil on piirid peal, meil on limiidid peal, me ei saa rohkem kulutada. Mis on tegelikult tunduvalt tähtsam ja keerukam samuti, on see, kuidas me see tulemuslikkuse pool, see, kuidas me selle riigi paneksime niimoodi toimima, et me oleksime edukas. Et see riik oleks edukas, et see riigi masin mõjutas kogu ühiskonna arengut selliselt, kogu Eesti arengut selliselt, et me leiame õiged kohad, kus areneda. Ja reeglina tavaliselt me oleme ka vaadanud seda pilti siis sellest, kui te teate, et mis on niisugune tavamudel või valem, kuidas mingi organisatsioon või riik tervikuna võiks olla edukas. Et me peame aru saama, mis on meie tugevused, me peame suutma neid võimendada, me peame aru saama, mis on meie nõrkused, riskid, eriti tulevikus, arvestades tuleviku arenguid, ja püüdma neid tartsutada, nendega tegeleda. Ja siin on üks väike tehtud loetelu, see ei ole kindlasti ammendav ega kuidagi nagu mõttes teaduslik, aga meil kindlasti on mingid tugevused, mis võimaldaksid meil, mis ka meil on praegu olemas ja mida me tegelikult peaksime ja saaksime ka tegelikult rohkem ära kasutada, võimendada. Ja kindlasti meil on probleeme, kindlasti meil on puudusi, alustades demograafiast, meie väiksusest, meie asukohast ja kõigest muust. Aga mida ma tahaks rõhutada on see, et kui me vaatame just nagu väikest riiki nagu Eestit, et meil on 4 niisugust olulist aspekti, kui me räägime riigireformi nagu eesmärkide seadmisest, mida me peame võtma arvesse. Kuna me oleme väike riik, kuna meie ressursid on piiratud, siis me paratamatult peame fokusseerima, me peame tegema valikuid, me peame valima välja need kõige tähtsamad nupud, millega panna see ühiskond ja riigimasin tööle. Et valima välja need prioriteetsed nišid, sektorid, tegevused, valdkonnad, me ei saa tegeleda kõigega. Ja minu arust see on hästi tähtis, kui me räägime sellest, et kuidas me oleksime tulemuslik riigina. Teine, mis meil võiks olla, ja mingil määral ilmselt ka on see, et me peame olema paindlikud, me peame suutma reageerida sellele ja kohanduda muutustele ja ka tegema otsuseid ka siis, kui me näeme, et miski asi ei õnnestunud. Me peame muutma ja sellele reageerima ja korrigeerima oma käitumist. Samuti, kui meil on ikka suhteliselt väike riik, siis me tõenäoliselt igal pool ei toimu ei turg, ei toimu konkurents, meil on mõistlik teatud taristu iseloomuga tegevusi teha keskselt, sealhulgas riigi poolt. Ja 4. asi, mis mulle endale tegelikult kõige rohkem on hinge peal ja mida me kõige tähtsamaks, on see, et see enda riigi tunne, see identiteet,
see, et me oleme uhked oma riigi üle, et me tahame oma riigi edu ja me püüame seda ise ka mõjutada. Ja siin on hästi tähtis see, et ütleme ka riik oma tegevuses pidevalt annaks tagasisidet, saaks tagasisidest ja meil oleksid partnerlus nii riigi, kogukondade kui ka ettevõtjate, inimeste vahel ja kohalike omavalitsuste vahel. Et nagu need 4 komponenti võib-olla on kõige tähtsamad arusaamiseks järgmisest slaidist, mida me oleme enda jaoks siis nagu defineerinud kui riigireformi 4 põhisuunda, et need kõlavad siis nagu märgistatuna tulevikuriik, minu riik, tegus riik ja kohalik riik. Sellest saab rääkida pikemalt kõigest nendest suundadest, aga ma mõnest räägin ka lahti neid suundasid. Aga ja ei hakkagi praegu siin rohkem peatuma, võib-olla läheks edasi, räägiks tulevikuriigist. Mis on tulevikuriigi idee või mõte? Et on hästi tähtis, et meil oleks mingi eesmärk, et meil oleks mingi suur narratiiv ja pikaajaliselt, kuhu me tahame jõuda, mis on meie ideaalid, kuhu me tahame jõuda, missugune peaks riik olema 20-30 aasta pärast. Et tegelikult see on hästi oluline, see pikk plaan riigile on äärmiselt tähtis selleks, et me tunneksime ennast selle ühiskonna liikmena ja teadliku ja et meil oleks ka see motivatsioon seda riiki arendada. Ja et meil oleks eesmärgistatud riik, et see riigil oleks eesmärk nii ühiskonnana kui ka tegelikult siis riigi kitsamas mõistes kui toimimisel. Ja mida me saame teha selleks riigireformi raames, et see idee realiseeruks? Kindlasti olete ka kursis selle protsessiga, mis toimub meile strateegilise planeerimisega ja selle Eesti 2035-ga, et see on väga hea, et see protsess käivitus, ma väga loodan, et seal jõutakse ka tegelike valikuteni ja suurte narratiivideni. Ja tähtis on see, et ta vaataks tulevikku, pikka tulevikku, et ta oleks üle kõikide valdkondade ja ta oleks kokku lepitud ühiskonna tasemel. Katusstrateegia 15 aastaks ja see süsteem võiks hakata niimoodi rulluma tulevikus siis iga umbes 5 aasta tagant. Teiseks, ja selle juurde tegelikult on seonduv see, et kuidas tegelikult see suur plaan hakkab realiseeruma, et meil tekiksid need strateegiad ka valdkonna tasemel ja et me lõpuks suudaksime ka siduda selle, mis me tahame, mis on meie eesmärgid ja mida me mõõdame, seoksime ära sellega, kuidas me tegelikult eelarvet jaotame, kuhu meil eelarve kulub ja mis me tegelikult nendest eelarve, et meil eelarve kulu ei oleks kulu, vaid oleks investeering tulevikku. See on tegelikult see suur mõte ja millega tegelikult väga vahetult ongi seotud kogu see TERE reform, tegevuspõhise eelarvestamise reform. Siin on ka mõningad ideed, mis seni pole realiseerunud 0 baasi riigieelarvest ja 4-aastast riigieelarvest, et eks nende teemadega kunagi ka tulevikus siis püüame vastavalt võimalustele edasi liikuda. Nüüd veel üks aspekt ja hästi tähtis, mis on ka TEREga seotud, on kogu see maksimaalne andmete ärakasutamine. Et me saaksime aru, mis toimub, kus me oleme, et me oskaksime teha valikuid ja maksimaalselt ja teeksime need teadmuspõhised valikuid, mis on vahest ju väga keeruline. Nii, teine põhisuund, minu riik. Et ma tunnetaks, et see riik oleks minu jaoks, et ta ei oleks liiga bürokraatlik, et ta toimiks nähtamatult, siin on üks pilt ilus ka, tuleb kohe lõpus selle kohta. Mis meil siin on vaja? Siin on kindlasti vaja see, et see sama e-riik, millele me oleme väga palju põhinenud, mis on meid toonud nagu niimoodi esirinda globaalselt kogu maailmas, aga me tegelikult teame, et seal on palju probleeme.
Me tegelikult teame, et seal on see vana kiht, see vana edu hakkab tegelikult kokku kuivama ja meil on väga tõsiselt nagu pingutada, et tegelikult seda edu, mis me oleme saavutanud, nii-öelda uuendada, anda uus hingamine kogu e-riigile. Sealhulgas ka erinevad lahendused ja mobiillahendused ja nii edasi. Mis on sellega seotud? Kõik see, ja mis on Terega väga tihedalt seotud, on kogu see, kuidas me hakkame riigina defineerima seda, et mida me teeme, mis on need teenused, kas e-teenused või kasutades e-vorme, aga me peame nagu tervikuna ümber mõtlema ja nii-öelda redisainima, ühesõnaga ümber disainima selle, mismoodi me teenused osutame elukaarepõhiselt ja võib-olla on ka suur teema selles, et kes siis seda teeb, kas seda teeb siis riik, mingi avalik-õiguslik institutsioon või seda teeb siis näiteks kohalik omavalitsus. Ja kindlasti, mis kuulub siia ka, et meil peab olema mingi mehhanism, kus me neid pidevalt jälgime ja siis püüame optimeerida. Mitte nii, et me teeme nüüd üheks korraks valmis ja siis nii me elamegi järgmised 10 või 20 aastat. Seesama seire on äärmiselt tähtis ja selle peaks nagu süsteemi sisse integreerima. Ja siin on Terel ka äärmiselt tähtis ja võtmeroll. Nii, et see ja elukorrapõhistest lähenemist ma juba rääkisin, mis on hästi tähtis, on tagasisidestamine, ühiskonna jaoks on see tagasisidestamine igal tasemel. Et riik teaks, mis toimub mingi teenusega, et maksumaksja teaks, palju ta makse maksab, et ettevõte, kes esitab Statistikaametile andmeid, tegelikult saab tagasisidet selle kohta, kuidas ta välja paistab võrreldes teistega. Et me teame nende teenuste kohta, kuidas hinnatakse, mis on need tasemed, rahulolu ja nii edasi. Ja kindlasti mitte ainult siis ühes suunas, vaid ka teises suunas, et riik annab tagasisidet ja siis ettevõtjad või inimesed annavad tagasisidet või kohalikud omavalitsused saavad tagasisidet. Et minu arust nagu see on hästi üks võtmeteema, kas me seda suudame rakendada ja siis me oleme edukad riigireformis samuti. Ja siin on üks ilus pilt siis, läbipaistev õmbusteta nähtamatu riik. Et kui me suudaksime selle e-riigi uuele tasandil tõsta, suudaksime need andmed kõik kokku koguda, panna nad automaatselt töötlema ja siis riik toimib niimoodi, et mul on vaja vahest ainult kunagi kuskile klikkida või midagi vastu võtta. Ilmselt see riik oleks see, mis võiks olla üks meie suurtest narratiividest. Nii, tegusa riigi peal ma väga palju ei jõua peatuda, siin on mitmed ja hästi huvitavad teemad. Näiteks, see puudutab seda, kuidas riik toimib, kuidas riik on korraldatud, mis on tema struktuur, institutsionaalne struktuur, korraldus ja siin kindlasti on vaja ka põhjalikult lähenemised, kogu see inventuur institutsionaalsele korraldusele. Aga seda pilti ma natuke kommenteeriks. Jätkuvalt oleme seisukohal, et valitsus peaks toimima ühtsemalt, kui ta praegu on. Kas see tähendab seda, et tulevikus kaotatakse ministeeriumid ära, pannakse need kokku, see tõenäoliselt väga realistlik lähiperspektiivis ei ole. Aga fakt on see, et ministeeriumid peaksid toimima koos ja nad peaksid toimima eelkõige kui riigi strateegilise analüüsi ja poliitika kujundamise keskus. Et seal peaks toimuma strateegia ja kõik muud funktsioonid, mis on ministeeriumites, mis on seotud rakendustega, tegelikult tuleks sealt nii-öelda välja puhastada. Ja ma arvan, et see on üks nagu suur väljakutse, et see nii-öelda ühtne valitsuskeskus, teatavasti meil on ka praegu ettevalmistamisel siis, ja ka on riigireformi kavas ja valitsuse tegevuskavas uus Vabariigi Valitsuse seadus. See natuke liigub sinna poole, et ta annab suuremat paindlikkust valitsusele endale ennast korraldada, aga eks vaatame, kas siis poliitiliselt tuleb sellele toetus. Nii, teine kiht selles pildis on siis see sinine pool, eks ole, et me oleksid tugevad ametid. Nad peaksid võib-olla olema suuremad, et meil poleks palju väikseid, meil oleks neid suuremad, meil on teatud kogemused on olemas konsolideerimisest, eks ole, ma kogu aeg tuletan meelde, et Maksu- ja Tolliamet olid eraldi veel 15 aastat tagasi
ja seal töötas kuskil 3500 inimest, nüüd on neid seal 1300 ja nad on koos. Et noh, need on need näited või meie Riigikassas oli ka 15 aastat tagasi kuskil üle 100 inimese, nüüd on 13. Et noh, tegelikult need näited on, kus me peaksime siiamaani vaatama veel, eks ole, ja te teate ka seda, ma näitan korraks ka seda järgmist slaidi, et valitsus tegelikult on juba otsustanud teatud konsolideerimised ära, põhimõtteliselt analüüsid käivad ja loodetavasti järgmine aasta hakkavad need ka siis liikuma, et ma ei hakka need eraldi neid välja tooma, et need analüüsid käivad ja loodetavasti see konsolideerimine hakkab toimuma, et meil on valdkonnas üks rakendus või 2 rakendust asutust, kes siis vastutavad selle eest ja kus on kompetentsid koondatud. Nüüd see viimane kiht, see kollane kiht selles pildis, on siis see, mis puudutab, kus meie arvates mingeid asju on mõistlik teha tsentraliseeritult Eesti riigis. Klassikaline näide on see Riigi Tugiteenuste Keskus. Ilmselt olete kokku puutunud ja me oleme ka mitmeid sammu, me alustasime 2013 selle protsessiga, nüüd on seal, eks ole, arvestusteenus koondatud, on teatud muid asju üle antud, väga tähtis on see toetustega seonduva tugiteenuse pakkumine ja selle konsolideerimine. Praegu on käimas analüüsiprotsessis, mis puudutab ühtset IT-teenust ja eelkõige see puudutab siis nagu töökohateenust ja kõiki neid sellega seonduvat, kuni siis pilvedeni ja korralduseni välja, eks ole, mitte IT-arendust tingimata. Et siin jätkuvalt ma arvan, et meil on mõistlik pakkuda seda läbipaistvat ühtsel standardile vastavat taristut ja ka siin nagu liikuda edasi. Nii, ja kohalikust riigist mul kahjuks ei ole täna aega palju rääkida, aga kindlasti me ei tohi ära unustada, et kohalikud omavalitsused on inimestele kõige lähemal, see seos selle vahel, see tagasisidestamise seos selle vahel, mida inimesed hääletavad kohalikel valimistel ja mida siis kohalikud võimud teevad, see on hästi oluline selle ühiskonna edukuse jaoks ja kindlasti siin tuleb mõelda nüüd selle peale, et pärast haldusreformi me tegelikult peaksime liikuma edasi veel selles suunas, et edasi ühinemised oleksid võimalikud ja kindlasti järgmine etapp on siis see, et me peaksime üle vaatama, mis on kohalike omavalitsuste ülesanded, andma osa ülesanded riigilt koha peale ja anda rohkem sellega kaasa rahalisi vahendid ja finantsautonoomiat. See protsess ka käib ja ma loodan, et sellel on ka tulemused, aga see on ka väga oluline osa riigireformist kui tervikust. Nii, ja nüüd ma jõuaks ka siis nagu rohkem nagu tere juurde, et ma juba 2-3 kohas seda mainisin. Ja mis minu jaoks eelkõige on seesama tegevuspõhine eelarve kogu see reformne protsess, et eelkõige ta on teatud mõttes kultuurirevolutsioon. Kuigi revolutsioon, mis ei juhtu kiiresti ja üleöö. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et meie paradigmade muutumist kõikidel tasanditel, et ka poliitikud, ka avalikkus saaksid aru, kuhu raha läheb, mis selle eest saab ja kas need tegelikult siis see, kuhu me kavandasime seda raha panna, tegelikult andis seda tulemust. Et ühesõnaga, tegelikult kõige tähtsam selles ideoloogias on selles mõttes see, et me muudame seda mõttemalli, me muudame seda mõtteparadigmat ja see kindlasti muutub väga aeglaselt ja samm-sammult. Ja kindlasti on seal suuri raskusi, millest ma pärast korraga räägin. Aga see on nagu kõige tähtsam. Siis tulevad juba need muud asjad, et ta on ka juhtimise instrument, et ta on läbipaistvuse instrument ja kindlasti on siin nagu väga tähtis rõhutada, et tegelikult see on alles meil algus. See, et me nüüd järgmine aasta suutsime teda kokku panna, see kindlasti on alles algus, see ei ole nagu edulugu selles mõttes, et ta ei ole meil valmis. Ja kunagi oma kolleegide jaoks ma tegin sellise pildi niimoodi profaanina juba mingisugune pool aastat tagasi, et mis siis nagu, et kui me neid 3 asja ei tee, siis terve meil ei õnnestu, või ütleme nii, siis ta ebaõnnestub. Ja meil peab olema väga selge loogiline siis hierarhia, nii-öelda superpuu, nagu ma nimetan,
selle vahel, eks ole, ülevalt peale, mis on meie eesmärgid, kõik need samad meetmed, teenused, seal nagu programmid, see peab olema hästi läbimõeldud, see peab olema loogiline ja kindlasti me liigume selles suunas, et ta praegu veel ei ole selline, siis meil peab olema infosüsteem, mis töötab nii, et sellega ei ole probleeme, et ta oleks sujuv, et ta annaks informatsiooni operatiivselt kogu aeg, et see on nagu alus. Ja lõpuks meil peab olema superpilt, ehk me peame näitama kõike seda informatsiooni erinevatel tasanditel, juhtidele, poliitikutele, avalikkusele, kõikidele asutustele. Et see visuaalne pool peab olema kindlasti paigas ja kui need 3 asja pole, siis me tegelikult ei saa öelda, et terega on meil hästi läinud. Aga me kindlasti peame püüdma selle poole liikuda. Nii, ja kui rääkida nüüd sellest visuaali poolest, sellest viimasest pildist, eks ole, see, kus meil on võimalusi ja erinevaid andmeid siin selles mõttes juba kasutada, töödelda, teha neid juhtimislaudasid, neid sammu on siin hakatud astuma, see kõik võtab meil veel aega ja kui ma vaatan järgmist pilti, siis siin on nüüd hästi tähtis, siin on ka osa neid pilte, mis siin näitavad. Nii, ma vaatan, kus see kadunud see pilt. Ühesõnaga, seal paremal nurgas, näete üleval, on siis see nii-öelda puu, suur puu. Ma ei tea, superpuu, mis iganes me nimetame teda, et kus siis põhimõtteliselt võiks siis kajastuda riik tervikuna, kus me kõik saaksime kokku. Ja selle puu peal ideaalis siis võiks olla niimoodi, et need tüvede või okste laiused näitavad siis seda, palju sinna raha või ressurssi läheb ühe või teise valdkonna või programmi või teenuse peale lõpuni. Ja need lehed on siis need, mis näitavad tegelikult siis neid indikaatorid, mõõdikuid, et kui hästi meil on läinud, kas me oleme saavutanud, eks ole. Ja kui on roheline, siis järelikult oleme saavutanud, kui on kollane, siis järelikult on so-so ja kui on punane, siis tegelikult on halvasti, et siis nagu pole saavutanud. Et kui me saaksime kõik selle asja ilusti korda ja ütleme kõik need loogilisteks lõpuni, eks ole, et me peame neid kogu aeg kohanduma, siis meil võiks tekkida niisugune puu. Ja see on see puu, millest ilmselt avalikkus ja ka siis peaminister ja poliitikud võiksid nagu paremini aru saada ja tunnetada, et kus meil on probleemid ja kuhu meil raha läheb ja kus meil on siis tegelikult saavutused. Nii, et see on see visuaalne pool. Nii, nüüd rääkida veel tere väljakutsetest, muredest, teemadest. Meil on palju rõõmu, aga meil kindlasti peame nii-öelda eestlastele omaselt ka, peame vaatama, kus on meie murekohad. Ja kindlasti esimene on selles mõttes see, et me peame selle süsteemi, mis me oleme mõelnud, ka korralikult lõpuni toimima panna, teha ta mugavaks kasutada, vähendama halduskoormust ja see on kindlasti üks esimene selge prioriteet, ilma selleta meil ei olegi kuskil lootust. Teine, mis on keerukam ja millele ma juba eelmalt viitasin, on see, et kas poliitikud võtavad ta omaks ja kas nii-öelda avalikkus võtab ta omaks. Kas me suudame teha seda nii arusaadavaks ja sisukaks, et see leiab kasutamist ja ka mitte ainult nii-öelda ettekannetes, vaid ka tegelikult otsuste tegemisel. Ja siit on siis see kolmas aspekt, hästi tähtis on ikkagi see, et me ei tekita teret kui mingit paralleelset mehhanismi, vaid me samm-sammult integreerime selle igapäevasesse otsustusprotsessi, igapäevase tulemusjuhtimisse asutustasandil, ministeeriumite tasandil ja nii edasi. Selge on see, et me peame pidevalt kohanduma, see, mis me alles teeme, on alles algus ja nüüd me kõik need teemad, mis ma eelmises slaidil näitasin, tuleks võtta pardale nendega tegeleda. Me võtame seda projekti kui pikka projekti.
kõigis teistes riikides, kus nende teemadega on tegeletud, ei ole kunagi jõutud koheselt ja ühe sammuga kuskile ideaali. Selge on see, et me peame ka kohanduma, võib-olla kohanduma ka oluliselt. Me ilmselt peaksime rohkem rõhuma sellele, et meil oleks ka neid nii-öelda siis üle ministeeriumite programme. Me peaksime võib-olla tegema mingit moodi paindlikumaks selle, mis moodi saab programmide vahel rahasid liigutada. Et need on kõik protsessid, mis on vaja meil käivitada. Nii, ja siin ka üks pilt natuke, mis vaatab ka pikemat tulevikku, et kui me selle süsteemi saame tööle, aga paralleelselt võime tegeleda ka teiste teemadega. Üks kindlasti, mille ma juba vihjasin, on kohalikud omavalitsused, samuti teised valitsussektori institutsioonid nagu sihtasutused, avalikud õiguslikud, kes me ka lõpuks ju osutavad peamiselt avalikke teenused ja peaksid jõudma sellesse tervikpilti ja raha kulub ka sinna. Siis üks teema, mis kindlasti peab tulema, on siis efektiivsuse pool, efektiivsuse mõõdikut lisaks sellele eesmärkidele. Peab toimuma mingi ühtlustamine, suurem ühtlustamine, muidu süsteem võib jääda liiga võrreldamatuks, keeruliseks. Ja loomulikult te teate, olete kuulnud ka sellest riigieelarve nii-öelda revisjoni plaanist, mis on siis valitsuse poolt otsustatud, et ka siin me peame rakendama erinevaid instrumente, sealhulgas tõhustamiskavasid ja muid analüütilist poolt, millega siis samm-sammult jälle edasi liikuda. Ja veel üks pilt siia siis kohalike omavalitsuste poole pealt ja mis puudutab läbipaistvust, seda visualiseerimist, seda tagasisidestamist, üks projekt ka on käimas, teate, mis puudutab siis teenuste tasemete hindamist omavalitsust, me saame võrrelda nii-öelda tulemuslikkust ja ma ei tea, ilmselt see pilt nende värvidega ei ole vist päris, aga ma ei tea, ma pole kindel. Ma loodan, et see punased ei ole kõige hullemad, aga ei ole ka välistatud. Et see on nagu lihtsalt üks nagu näide, et kus me siis selle suure süsteemi ja selle suure tööga, mida te kõik olete teinud, peaksime ka jõudma, et meil infosüsteemid toimivad, andmed on olemas, nad on jooksvalt olemas, meil on jooksvalt olemas ka pildid, kus me oleme mingi teenusega ja me saame seda nii-öelda agregeerida nii-öelda lahti ja kokku kuni selle suure puuni välja ja see võikski olla meie suur narratiiv selles ja eesmärk selles protsessis. Ja kindlasti ma tahan kõiki teid tänada. Mina pole küll kättpidi sees olnud selles asjas, aga ma saan aru, et see on olnud keeruline, raske, on võtnud aega, on tekitanud ka vahest küsimusi, miks me seda kõike teeme. Aga ma loodan, et nüüd see ettekanne, mis ma rääkisin, tekitas teid rohkem aru saama, miks me seda teeme. Te saite rohkem veendumust ja olete valmis võtma neid uusi etappe ja et me koos teiega püüame need kriitilised kohad, mis on tekkinud, lahendada ja siis võtta neid uusi tasemeid ja teha Eesti maailma parimaks riigiks. Aitäh! Aitäh, Veiko! Jään siia. Jaa, suur tänu, Veiko, ole hea, võta siin istet. Ma väga tänan, et sa tegid ettekande nii palju lühemalt, sest tekkinud on väga palju küsimusi, mis tahaksid vastuseid ja ettekanne oli väga inspireeriv. Ja ma kõigepealt tahan tänada, et sa rääkisid sellest superpuust hästi lähemalt, sest ma esimese raksuga vaatasin, et et see on nagu Swedbanki tamm, millelt idatuul on lehed ära puhunud. Aga siis sain aru, et see on ikkagi hoopis teine asi ja kuidagi nagu pulss läks normaalsesse kohta tagasi. Ma võtan mõned siis workshopi küsimused kõigepealt ja inimesed on siin väga palju küsimusi esitanud. Kõige populaarsem küsimus siit workshopi lehelt. Strateegiaid muudetakse iga 4 aasta tagant, kuidas hoida pikaajalist vaadet, tahab siin hulgaliselt inimesi teada. Ja ma natukene nagu laiendan seda küsimust, et viimastel valimistel osales lausa üks erakond, mille logo võib-olla on ka natukene nagu sarnane, eks ju sellega, mis meil siin selja taga on, ja kes püüdis müüa valimistel sellist pikaaegse vaate kontseptsiooni. Ja me väga hästi teame, mis sellega juhtus. See nagu ei müünud väga üldse. Ja seal võib olla siis 2 probleemi, et neil ei olnud seda pikaajalist vaadet või see pikaajaline vaade lihtsalt Eesti ühiskonnas ei põrganud.
kuidas nagu siis ikkagi leida see poliitikate ülene pikk strateegia, on see küsimus? Küsimus oli kuidas. Ma kõigepealt püüaks vastata küsimusele kas. Et see on meie praeguse poliitilise süsteemi üks kõige suuremaid puudusi, haigusi, et mõeldakse lühiajaliselt. Ja küsimus pole isegi mitte 4 aastast, mõeldakse ka lihtsalt järgmiste valimisteni, eks ole, ja kohalikud valimisteni 2 aastat, 1 aastat. Ja ollakse liiga tugevalt seotud sellega, mis siis nagu valijad arvavad ühest või teisest ettevõtmisest. Ja kui me räägime küsimust nagu kuidas, siis me tegelikult peaksime mõjutama 2 suunas. Üks on see sama protsess, mis me tegelikult oleme praegu käivitunud. Seda pole Eesti riigis olnud 25 aastat, see pikk strateegia, eks ole, kuidas see meil õnnestub, on ameti küsimus, aga vähemalt see küsimus on püstitatud. Valitsus on võtnud eesmärgi, et püüame kokku leppida mingisugused, mis iganes 15 aastat, mingisugune 30-aastane visioon, eks, ja 15-aastane mingisugune strateegia. See protsess käib ja see on üks tee, mismoodi me tegelikult saame selles mõttes, on lootust, et see pikaajaline vaade tegelikult mingil kujul nagu suureneb. Ja teine on selles mõttes läbi selle, et nende samade projektidega meie ametnikana kogu aeg, kus öeldakse niimoodi söögi alla ja söögi peale, esmaspäeviti ja kolmapäeviti, eks ole, ja võib-olla vajadusega pühapäeviti, kogu aeg räägime sellest ja tekitame neid süsteeme, mis iseenesest on sellele suunatud. Ja see visualiseerimine ja kõik need teemad, eks ole, kui me suudaksime siin olla edukad ja tuua need avalikkuse diskussiooni sisse, siis ma eeldan, et need teemad siiski kerkivad ja see erakond, see pikk plaan Eestiga, kes oli siis, sai peaaegu ju sisse Riigikokku, nii et selles mõttes ma väga pessimistlik ei oleks ja mina arvan küll, et meil on järgmistel valimistel need pikad teemad, need suured teemad, eksistentsiaalsed teemad, et kuhu Eesti läheb ja kus me oleme, võiksid saada suuremaks teemaks. Aga selle probleem selles küsimuses on see, et kas sa usud, et see on võimalik hüpates üle nagu poliitika, sest see on ju see küsimus, et me täna tahame poliitikas teha nagu pigem nagu kiiresti justkui näiliseid tulemusi. Et kas poliitika iseenesest on võimeline üldse sinu hinnangul nagu tegema seda pikka plaani? Ma olen võib-olla liiga skeptiline. Tähendab, jah, et kui mina oleksin sama skeptiline, siis ma ei töötaks õige ametist tõenäoliselt. Väga hea. Siis me pea lahkama seda edasi ka. Kui sa usud seda, siis on ma usun seda, et see on samm-sammult võimalik lihtsalt see, et need teemad, mille üle on diskussioon valimistel, need peavad muutuma. Olen väga nõus. Nüüd uus populaarsem küsimus ja väga nõus selle küsimusega, panin selle iseenda jaoks ka kirja, aga siin küsija on sõnastanud veel paremini. Kuidas silode ülesusega Teres läheb? Kas ja mil määral on juba valmidust ühisprogrammide koostamiseks? Ja mulle tundus, et kusagil seal slaidides natukene oli neid silosid lammutatud ka ja toodud kokku ühe nimetuse alla. Kui reaalne see plaan tegelikult on? Ma tegelikult nagu ei näe siin nagu väga suuri poliitilisi takistusi, pigem on see praegu tõepoolest, et see on väga paljud on valinud niisuguse ettevaatlikuma tee, eks ole, ja võib-olla ka mingid regulatiivsed sätted, eks ole, mis puudutavad seda programmide vahelist muudatusi, tuleb meil ka üle vaadata, eks ole, aga ühesõnaga me oleme silode lammutamisel veel ikkagi algfaasis, väga paljud ministeeriumid ikkagi valisid suhteliselt niisuguse rahulikuma või ütleme ettevaatlikuma vaate, aga mingisugused kogemused meil tasapisi juba tekivad, eks ole, ka tulemusvaldkondade raames, et on ka üle ministeeriumite. Aga tähtis on see, et me saame nagu need põhiprogrammid lahendatud ja siis järgmine etapp, kui vaatame regulatsiooni üle, et siis me tegelikult saame minna ka nende ühisprogrammide peale. Ja mis on tähtis? Tähtis on see, et ühes programmis oleksid koos need tegevused ja valdkonnad, mis on seotud konkreetse selle eesmärgiga, mingi suure eesmärgiga. See on hästi tähtis, et kui me selle saavutame. Ja see kõik on meil ees. Ma arvan, et siin ma isegi nagu selles mõttes, et pikas plaanis ei oleks. Silod on ja jäävad. Tähtis on see, et need silosid oleks võimalikult vähe just üleval valitsuse ja ministeeriumi tasemel, et seal oleks need vähe.
vähem. Ehkki huvitav on see lihtsalt täiesti kõrvalt maailmast, kõrvalt valdkonnast, näiteks merenduse inimesed näevad väga suurt probleemi juba seoses selle plaaniga. Nad on ilmselt seda sinu slaidi kusagil näinud, et Maanteeamet ja Veeteede Amet kokku, et mis siis Eestist kui mereriigist üldse saab, et siis hakkab domineerima asfalt ja merenduse ja laevanduse teemaga ei tegele keegi. Et kui sa kuuled mõnda mereäriga tegelevat inimest sellisel moel kartmas, kuidas sa vastad talle siis? No, aga milles probleem? Ehitame siis sillad kõik Soome ja Rootsi aga selles mõttes, et et meil kuskil tekib niisugune tunne, et tema püstirik või tema valdkond on kuidagi alandatud või surutud, eks ole, see on ilmselt paratamatu, eks ole. Aga me peame tekitama süsteemi, kus kõik teemad on kaetud, kus kõik valdkonnad on kaetud ja iga valdkonna jaoks on mingi sõnum. Okei, mis on sinu seis, mis on tähtis, kus sa pead arenema, kuidas sina selles eesmärgis või selles suures eesmärgis välja paistad. Ja sel juhul ma arvan, et siin ei ole midagi ületamatut, see on pigem nagu psühholoogiline etapp, mis tuleb läbida. Kui nagu sinu vastustest ma nagu oletan, et mingis mõttes siin ootad sa ka nagu kodaniku teadvuse kasvu. Et kodanik mõnes mõttes peab olema ka selle sama nähtusega nagu tere kaasas ja saama aru, et see ootuste kanaliseerimine peab käima kuidagi teisel moel ja tasandil. Ettevõtjad, kohalikud omavalitsused, konkreetsed isikud, nad peavad aru saama, kus on valikud, mille üle diskuteeritakse, saama tagasisidet, et kuidas neid valikuid on tehtud, kuidas on saavutatud neid eesmärke ja sel juhul meil on lootust, et nad hakkavadki mõtlema natuke teistmoodi, teadlikumalt. Kui ma jälle mõõdan võib-olla enda pinnalt ja see ei ole võib-olla hea mõõdik üldse, aga mulle tundub, et ega Eesti ühiskond väga ei saa aru, et on tere. Ma arvan, et läheme õue ja küsime, et mis on tere, siis pooled ütlevad, ahaa, sa mõtled seda piimafirmat endiselt ikkagi. Et see on tegevuspõhine riigieelarve, see ei ole Eestis isegi, ma arvan, ajakirjanike tasandil laialt levinud arusaam. Meie eesmärk ei ole müüda tere kui brändi, eks ole, või seda projekti isennast. Et meie eesmärk lõpuks on see, et see riik toimiks teadlikult, et inimesed saaksid aru, kus on meie valikud, mis on meie võimalused, kuidas me eesmärgistame seda riiki ja see on nüüd see vahend selleks. Meil ei ole vaja seda brändi müüa, eks ole, et see on nagu, et see, et kuidas nüüd siin sees riik toimib, sellest ei peagi tingimata kõik aru saama, aga nad peavad nägema seda puud, peavad nägema neid suuri asju, mis me tahame ära teha, eks ole, ja seda pikka narratiivi. Üks küsimus veel, mis mulle tundub lõpetuseks siia sobiv ja toredalt filosoofiline natukene ka. Mis tuleb pärast teret? No tavaliselt head aega, aga selles mõttes vahepeal veel loodetavasti mõnus õhtusöök. Aga nagu ma näitasin ka seda slaidile, eks selles mõttes mingid asjad tavaliselt on nii, et kui üksi niimoodi, nagu see on, et kuidas see prantsuse keeles oli, et le roi mort, le roi, eks, et kuningas on surnud, elagu kuningas, eks ole, et me tegelikult selles mõttes protsessis kindlasti, ma loodan, et me kõik loodame, et Eesti riik säilib ja on veel ka olemas ja edukas ja toimib 100 aasta pärast. Ja ükskõik, mismoodi me nimetame seda riiki või kuidas ta toimib, kas ta on mingil platvormil, eks ole, või kuidagi muud, fakt on selles mõttes see, et need teemad ja need ideed, mida me praegu siia süstime, need kestavad veel 10-20 aastat vähemalt. Veiko, suur aitäh! Suur aitäh ettekande eest ja suur aitäh nende ideede püüdmise eest ja selle julguse eest. Aitäh! Käevigistus ka ja väike... Oi, kommid, aitäh!